kallid inimesed, alustame Kärdla põhikooli 9. klassi lõpuarvamusega. Ja palun teid tõusta 9. klass. Kärdla kooli ajaloo 95. lennu lõpetaja.
kallid lapsevanemad, vanavanemad, õed-vennad, sõbrad, kallid kolleegid ja õpetajad. See päev, kui oli lõpuaktus, kord. Aga ta on alati eriline, ta kordub küll õpetajatele, kuid ainus on ta meie kooli lõpetajatele. Aastad Kärdla põhikooli seinte vahel on läinud ruttu. Alles alustati esimene klass, klassijuhatajaks oli Anne, nii esimesed 4 aastat. Ja juba edasi 5. kus tegelikult õppimine jätkus tõsisemas meeleolus. Täna ja siin lõpetanud 9. klassi. Kärdla koolilugu on väga tugev, väga väljendusrikas. Siin on erinevate haridustasemetega antud üle kooli lõputunnistusi, kuni keskkoolini välja. Täna Kärdla päikeseline kool, nagu me teda ise helitavalt kutsume, on siiralt rõõmsad kõik teiega koos. 14 neiu ja noormeest, kes on hästi tublilt läbinud põhikooli õppe. On erinevaid lende, nad on alati kõik vahvad, nad on alati oma näolised, aga tihti on ka nii, et mõni lend on teistest lihtsalt parem. Minu 4. lõpuaktus siin on olnud kõik eelarvud läinud väga tublid, toredad, aga teiega ei ole olnud kerge. Miks? Kerge sellepärast, et te olete nii omanäolised. Teisse oli vaja kuidagi lisaenergiat anda. Meie õpetajad pidime pingutama, et teid toetada teie mõtetes. Oli tunda teie klassi ühtsus, teie klassi üksteise mõistmist, toetamist, austust oma klassikaaslaste vastu. Ja näete, ega noormeestel ei olnud kerge selles klassis, nad olid vähemuses. Aga tunda oli, et nad said hästi kõik oma mõtted, tegemised, ettevõtmised ära lahendada. Oli palju huvitavaid ettevõtmisi nendel viimases klassis ja kindlasti need liitsid teid. Lõpueksamite tulemused on äärmiselt tugevad. Kõik meie õpilased 9. klassis lõpueksamid tegid väga hästi või hästi. See annab tunnistust teie õppimissoovist, see annab tunnistust õpetajate oskusest lapsi, õpilasi õpetada, õppima. See annab tunnustust teile, austatud lastevanemad, teie kodudesse. Te olete neid hästi toetanud. Aga mis ongi tänastele noortele kõige tähtsam? Ma arvan, nende mõistmine, neist arusaamine ja nende toetamine igas olukorras. Tihti vajab üks või teine eraldi vestlusi, toetavat sõna ja on hästi rõõm tõdeda, et meie koolis on see kogu aeg toimunud. Öelda eluteele teile midagi kaasa ei ole üldse lihtne. Valikuvõimalusi teil hästi palju, kuid arvan, et teie seast on valitud 2 võimalusi. Gümnaasium või ametikool kutseõppeks. Ei ole halb elukutset, vaid on vahel tahtmatus mitte olla hea inimene oma ümbruskonnas, oma kogukonnale, oma Eestimaale.
kindlalt ütlen õpetajate nimel teile, kes me oleme saalis, et teis on need iseloomuomadused väga tõsiselt olemas. Ja ma soovin, et teie unistused täituks. See teerada, mida te valite endale, seda võib käia mitu korda. Aga käsi, see on teie poolt valitud teerada ja et te tunnete ennast selle teeraja kindlalt. Ta võib viia loodusesse, teid mõtisklema üksinda, arutlema, kuidas edasi. Ta võib viia suurde linna, kus võib tekkida äkki mõtlemine, kuidas siin orienteeruda. Orienteeruda ei oska, seda õpitigi koolis. Me soovime kõik, kes me siin täna oleme, teile veel kord, et teie haridustee jätkuks. Teiseks, ärge palun kunagi unustage seda koolirada, mis tõi teid siia armsasse Kärla põhikooli. Siin olete alati oodatud, teie jaoks on uksed avatud. Ja uskuge mind, tunnetan seda. Kõige suurem rõõm või õpetajatele on see, kui mõni hetk astub kooli uksest sisse endine õpilane ja määrus hoida. Oi tere, kuidas teil läheb? Sellega te väljendate oma austust, oma lugupidamist oma õpetajate vastu. Ja ma usun ka oma kooli vastu. Tegelikult see päev on täna teine. Ja mul on au alustada Kärla põhikooli lõputunnistuste kätteandmisega. On äärmiselt rõõm tõdeda, et sellel aastal kiituskirjaga lõpetasid 3 neidu ja neist alustamegi. Põhikooli lõputunnistus Läänesaare valla Kärla põhikooli poolt. Kiituskirjaga lõpetas Elina Magus. On kirjutanud oma arvamusi meie kooli õpetajatest. Elina, ta on kena, tasakaalukas ja sõbralik, vahel ka otsese ütlemisega neiu. Ta on hea võrkpallur ja muidu sportlikult aktiivne. Koolis on Elina nutikas, tark ja püüdlik. Pealegi on ta hea, usaldusväärne sõber. Elina on kaunis ja eriti viimasel ajal vastu õnd ja puhkenud. Ja kuigi sellega seondub vahel mõnel viimasel päeval surtsuke kapriisset viltsakust, ei vähenda selline tõsiasi head koostööoskust. Sellepärast võib julgelt öelda, et töö pidas tegi. Aitäh! Põhikooli lõputunnistus kiitusega lõpetas Ketlin Määr. Ketlin tahtejõuline, kohusetundlik ja sihikindel nagu üks õige kaljupits peab olema. Ta on tark ja nutikas ning tal on oma arvamus, millest ta kinni hoiab. Tema tugev pool on seotud matemaatikaga ja sellega kaasneb mõtlemisoskus ning ka loogika ei veade tal. Nõnda kehtib tema kohta ütlus, et tarkus on kullast kallim. Need kõik on väga tugevad väärtused. Ketlenis on aga ka olemas õrnem pool. Ta on sõbralik, lahke, aus ja heade mõtetega neiu.
kellel on malbe silmavaade ja hea süda ning kes lihtsalt on armas inimene. Ketlinile ulatan ka känguru konkursil tänukirja siin vahel ja iga aastal meil on koolis 3 top tegijat. Ketlinile top olemine sportlaste käes. Tähtsalt. Kärdla põhikooli lõputunnistus koos kiitusega Tõnis Pärnoja. Tõnis on ilus ja armas neid. Ta on heasüdamlik, malbe ja tasakaalukas, kuid samas kiire ja spordiga sinateos. See on haldjalikult habras piiga, laulab imeelusa häälega, mis vahel mõjub lausa lummale. Veel on tema kohta öeldud tark ja nutikas. Ka unistajaks on teda nimetatud. Tõnis ongi kummaline segu praktilisest meelest ja unistajast. Ta täidab alati antud lubadused ja on nii enda ega teiste vastu ääretult aus. Isiklikult pean ütlema, elus esimest korda laulsin mikrofoni ja seda tänu sinule, Tõnis, ja saime, ma arvan, et pakkuda muusikat ka teistele. Aitäh sulle! Kärdla põhikooli lõputunnistus Oskar Kirsil. Oskar on üks vahva, normaalne koolijuht. Temaga on huvitav vaielda, tal on omad seisukohad. Ja kui mina õpetajana pöördusin õpilaste poole armust õpetajast, Oskar vastas väga ilusti. Jah, täitsa normaalne. 10 palli süsteemis 8. See oli nii tore lugeda. Oskar, sa oled väga tugev spordis. Sa oled täna maakonna parim noor lauatennismängija. Ja üks, millest ma ei saanud pikal ajal aru, küsisin, miks siis nii. Lauatennist mängib vasaku käega, kirjutad paremaga. Ja siis tuli välja, et kui oleks 2 käe meistrivõistlused maakonnas, Oskari vastast ei oleks. Teisiti, sa oled hästi hooriv, sa oled korrektne viisakus oma käitumises ja soovin, et nii teed õppimises kui ka sportlikus mõistes jätkuks, sest mõlemas on vaja püsida. Siin on ka sinule kinkekaart kui parim maakonna lauatennisemängija, sest esimest korda sel aastal olid Saare maakonna põhikooli meistrivõistlused ja Oskar võitis selle tiitli. Aitäh sulle ja edu! Kärdla põhikooli lõputunnistus Märt Maidel. Märt on suure algustähega spordihuviline, osav ja käde korvpallur, hea, kuigi tagasihoidlik mees. Ta on hea huumorisoonega, vahel teeb ka musta huumori. Tore inimene, sõbralik ja südamega. Märt on viisakas, arusaaja, rahulik ning lahe sõber. Ja kui ta vahel ei suuda mõnes asjas otsusele jõuda, siis pidage meeles. Hea tööriist on juba pool tööd. Aitäh sulle, Märt, ja edu!
lõputunnistus Marilyn Martinile. Marilyn seltskondlik ja heatujuline liiga. Ta on rahulik ega ärritu mitte millegi peale. Marilyn armastab tegeleda hobustega, mis on teinud temast hea iseloomuga, abivalmis ja lõbusa aastas. Sõpruses on ta kindel kui kalju, sellepärast on tema teisiks õige sõber, kaalub enam kui tuld. Ning veel on Marilynil üks oskus, mis paljudel puudub. Ta on väga hea lugude jutlustaja. Aitäh sulle, Marilyn, ja soovin edu! Kärdla põhikooli lõputunnistus Paul-Mark Pinnale. Paul-Mark, aus, tark, hakkaja ning abivalmis noormees. Ta on enamasti rõõmsus kujus, viisakas sõnapidaja ja vastutustundlik. Tal on head mõtted, toredad ideed ja mis peatähtis, ta viib need ka ellu. Algatusvõimeline ning hea organisaator. Kuna kasvu on tal korralikult, siis sobib ta suurepäraselt võrkpalliplatsile, kus ta meeleldi palliga tegeb. Paul-Mark on nutikas sell, kellel on kadestusväärselt hea esinemisoskus. Tema kohta võib öelda, et ausalt meest ei hammusta keegi. Aitäh sulle, Paul-Mark! Olgugi, et minu südames salasoov oleks, et hea meelega jätaksin klassikusust kordama, aga me soovime sinule, et see siiras aktiivsus ja arusaam ümbruskonnast jätkus. Aitäh sulle! Kärdla põhikooli lõputunnistus Joonas Kreediline. Joonas on töökas, viisakas ja chill noormees. Temaga saab arutleda maailma asjade üle ja ta on alati valmis nalja tegema. Joonas on ka spordis tugev ja ta on meie kooli parim väravavaht. Ja kuigi on vahel kangekaelne, siis sõprade ringis avaldub temas muhe huumorisoon ja see on kindel, et aus meel käib üle kõige. Joonas on vahva õpilane ja kui ma parandan ühiskonnaõpetuse kontrolli õid, siis ma kontrollin nad mitu korda üle, sest Joonas kontrollib kodus ka väga täpselt üle ja tihti me arutleme, kumb tegi vea numbrite kokkulöömisel. Kui me oleme alati leidnud vastastikuse arusaamise. See on väga tore. Soovin Joonas, et sul lahtikindlus jätkuks oma elude valikud. Aitäh! Kärdla põhikooli lõputunnistus Kristel Küdikool. Kristel kohusetundlik ja nutikas. Sõbralikust ja särasilmsest pardipojast on saanud kaunis luid. Ta on väärikas natuur ning lõbus ja suurepärane sõber, kellega koos on lahe aega veeta ja kellele saab kindel olla. Kristel on julge ja hea suhtleja
ning ta naeratus paneb kõiki tema ümber särama. Aitäh sulle, Kristjan, nende toredate aastate meie koolis. Järve põhikooli lõputunnistus Katrin Soone. Katrin viisakas, abivalmis, heasüdamlik ja väga lahke neiu. Samuti on ta huvitavad mõtted, tark kohusetundlik. Aga Katrin on ka rõõmus, naerusuine ning alati valmis sõpru aitama. Temaga koos on ikka õhus aega veeta. Ja sinuga koos oli meil valmistumine viimaseks lõpueksamiks. Kui tunda sinu kohusetundlikkust ja see väljendus ka viimase lõpueksami hindes, mis oli väga hea. Aitäh sulle, edu! Järve põhikooli lõputunnistus Silvi Tammele. Hea sõber ja kaaslane, kuigi esmakordsel kohtumisel ei trügida väga head sõbrannad. Hakkalaja ja ettevõtlik ning rõõmsameel. Tal on otsustusvõimet, ta on uudishimulik, ta on hea huumorimeelega. Ta joonistab super hästi ja teate mis, ta teeb seda kõike vasaku käega. Tema kohta käib üks hea ütlemine. Teadmine ei küsi, vaid annab teile. Aitäh sulle, edu oma teise valikul. Järve põhikooli lõputunnistus Kevin Tirik. Kaaslased arvavad, et ta on suur spordihuviline, millele võib kuidas lisada ainult üks sõna jalgpall. Vahel on tunda, et koolitunnid segavad jalgpalli harjutamist, aga ta on kõik viinud tasakaalu ja lõputunnistus on selle tunnistajaks. Vahel ka sots laisa võitu, sellepärast ehk võiks õppida rahvatarkust, mis ütleb, et tegemisest saab terakest, magamisest marjukest ei saa. Aga sellegipärast on Kevin hea sõber ja naljamees, kes riidu ei kisu ning on laheda jutu ja mõnusa loomuga ning alati oodatud sõprade ringis. Mul on eriti hea meel, Kevin, et kui on pika jooksumaa viimane sirge ja seal suudad ennast kokku võtta, siis oled võidumees. Sa tegid seda. Aitäh sulle! Järve põhikooli lõputunnistus Agne Truule. Agne oma iseloomu natukene
vahel ta nukker piiga. Seda arvavad aga need, kes teda lähemalt ei tunne. Tegelikult meeldib talle naerda ja nalja teha. Ta on väga hea sõber, hooliv ja hea südamlik. Temaga koos on hea rokkida ja mutikaid vaadata. Ta armastab muusikat ja kuulab seda igal võimalusel. Tema joonistamisanne on üllatuslikult väga hea. Seda peaks arendama ja tulemus oleks rohkem julgust ja pealehakkamist ning tema kohta kehtib rahvatarkus, kuidas metsa hüüad, nõnda vastu kostad. Aitäh, Anne, sinule, sest võib-olla lõpueksamitel olid sina üks suuremaid üllatajaid oma positiivsusega ja et sul oleks head valikud ja vastutused. Aitäh! Kärla põhikooli lõputunnistus Aili Tänak. Aili on rahulik, veidi tagasihoidlik olemisega vaikne piiga. Spordis kibekäsi, eriti suusarajal. Muidu kinnine, aga sõprade seltsis avaneb ja on täitsa tavalisest tüdrukust saab naeratades imeliselt särav neiu. Aili on lahti ja sõbralik. Kuid see vaikne olek võib olla vahel ka petlik, sest nagu ütlevad targad sõnad, on vesi, on vaba vesi, sügav põhi ja aegamööda asi kaunis. Aili, kui sul oli võimalus külastada meie koomeenersprojekti raames ka 2. maid, siis sinu poolt öeldi, et nii tore, seltsiv ja hästi ingliskeelset valdav neiu, temaga koos tahaks küll olla. Aitäh sulle, edu! Ja nüüd väike muusikaline vahekola. 3. klassi ansambli ehituses koolitöö lõpeb. 3. klassi ansambel palusin siia.
Austatud lõpetajad, head lapsevanemad, lähedased ja kogukond ja austatud kolleegid, õpetajad. Lõpuaktus on alati sellist kahest tunnet tekitada. Ühest küljest on väga hea meel, et te olete saavutanud midagi, mille poole te pürgisite. Te olete saavutanud selle, et nüüd te saate teha järgmiseid valikuid ja valikuid juba oma tehtud töö põhjal.